Tervist! Väga pikalt oleme me olnud raudkindlad, et selleks, et su lihased kasvaksid vastusena jõutreeningule maksimaalselt, ehk siis sul oleks maksimaalne võimalik lihashüpertroofia, tuleb lihastreeningu käigus teha kõik seeriad suutlikkuse piirini. Ehk siis teha igas seerias nii palju korduseid, et sa lihtsalt füüsiliselt rohkem ei jõua. Viimase 10 aasta jooksul on see veendumus hakanud erinevate teadusuuringute tõttu mõranema ja tegelikult oleme me jõudnud laias laastus olukorda, kus enamik asjatundjaid on nõus sellega, et selleks, et su tulemused lihaskasvu osas oleksid parimad võimalikest, ei ole tarvis treenida suutlikkuse piirini, vaid sama hea tulemus annab ka see, kui sa teed igas seerias korduseid seni, kuni su suutlikkuse piirist jääb puudu 1-2 kordust. Meil on olemas väga heal tasemel metaanalüüse, milles on leitud, et paari korduse kaugusel suutlikkuse piirist treenimine annab jõutreeningu tulemuste osas, sealhulgas lihaskasvu osas, sama hea tulemuse kui treenimine suutlikkuse piirini. Metaanalüüse peetakse üldiselt teaduspõhisuse seisukohast kuldseks standardiks, sest need koondavad eneses suurt hulka uuritaval teemal varem tehtud teadustöid, aga antud teema puhul on tegelikult metaanalüüsidega, ütleme nii, väikeseid probleeme, sest näiteks ei ole kindel, et kõigis kokku võetud uuringutes on suhtutud suutlikkuse piiri välja selgitamisesse piisavalt tõsiselt ja ka ei ole alati katses osalejate varasemat treeningu mahtu piisavalt adekvaatselt arvesse võetud. Ja mõned potentsiaalsed probleemid on veel. Seega on mul väga hea meel, et äsja on avaldatud juhuvalimil põhinev ja mega heal tasemel teadustöö, mis annab meile minu arvates seni kõige täpsema vastuse ses osas, kas maksimaalse kasu saamiseks jõutreeningust peaksime me tegema seeriaid suutlikkuse piirini. Ma räägin kõigepealt, miks ma nii elevil olen ja miks see teadustöö minu hinnangul on fantastiliselt, ma isegi ütleksin enneolematult heal tasemel. Esiteks on see üles ehitatud selliselt, et iga inimene on iseenda kontrollgrupp. Las ma seletan. Sageli kasutatakse taolist uuringute puhul nõnda nimetatud crossover meetodid, ehk siis katses osalev inimene teeb näiteks 4 nädala jooksul seeriaid kuni suutlikkuse piirini, siis ta puhkab näiteks 2 nädalat ja siis ta teeb järgmised 4 nädalat seeriaid näiteks piirini 2 kordust enne suutlikkuse piiri. Iseenesest on see näiteks igasuguste ravimite testimiseks väga hea, aga lihastreeningu puhul tekib sellist meetodit kasutades adaptatsioon ja see kipub sageli adekvaatset pilti moonutama. Aga antud juhul võrreldi 18 katses osaleva inimese puhul 2 erineval moel treenimise mõju nende reie 4-pea lihasele järgnevalt. 8 nädala jooksul tegid nad jalapressi ja masinal jalasirutust nii, et ühe jalaga treenisid nad suutlikkuse piirini ja teise jala puhul jätsid varusse 1-2 kordust. Ehk siis tegid igas seerias korduseid seni, kuni nad oleksid olnud veel suuteliselt tegema 1-2 kordust veel. Enne katseliste treeningute algust tegid uurijad iga katses osaleja ja mõlema jala puhul kindlaks, milline on selle puhul antud harjutuste suutlikkuse piir. Ja lisaks, mis on äärmiselt oluline, arvesse võeti katses osalejate varasemat treeningkoormust ja treeningmahtu. Et miks see on oluline? Vaata, treeningmaht ehk siis nädala jooksul sooritatud kordused, korda seeriad, korda raskus on, nagu me tänapäeval teame, üks peamiseid parameetreid, mis jõutreeningu tulemisi mõjutab. Kui uuringus on paika pandud kõrge treeningmaht ja madal treeningmaht ja selles osalejad jaotatakse 2 gruppi juhuvalimi põhjal, siis võib juhtuda, et kõrge treeningmahu gruppi sattuvad inimesed, kelle jaoks see maht ei ole tegelikult kõrge ja vastupidi. Antud juhul sellist probleemi ei tekkinud ja see, et sellise asja peale mõeldi, näitab, et teadustöö viidi läbi inimeste poolt, kes on ühtviisi tugevad nii treeningteaduses kui ka teadusuuringute üldises ülesehitamises. Uuringus osalesid täiskasvanud naised ja mehed,
kellel on varasem jõutreeningu kogemus, kusjuures pooled osalejad olid varem kas jõutõste või fitnessi võistlustel võistelnud. See on tähtis seetõttu, et väga suur hulk varasemaid sarnaseid uuringuid on tehtud kasutades inimesi, kellel ei ole varasemat jõutreeningu kogemust ja paljud uuringud on tehtud ka näiteks ülekaalulistel ja eakatel. Ja oleme ausad, see, kas treenida suutlikkuse piirini või mitte, ei ole tegelikult nende gruppide jaoks kindlasti mitte maailma kõige tähtsam küsimus. Ent see, et nad on nii-öelda tegijad paljudes metaanalüüsides, on kindlasti nende metaanalüüside tulemustele jätnud oma jälje. Ja mis veel? Ka üks oluline seik. Kõigi katses osalejate jaoks arvutati välja toitumisviis, mis hoidis neid väikeses kaloriplussis. Sest muidu oleks lihasmassi kasvatamine olnud küsitav. Ja see kaloripluss oli välja arvutatud selliselt, et teoorias kasvaks lihasmass 8 nädalaga 1%. Täiesti uskumatu. Täiesti uskumatu. Okei, ma võiksin nüüd selle uuringu ülesehituse ja läbiviimise kiitmisega jätkata veel pikalt, aga ma arvan, et vaatame nüüd, mis on tulemused. Nagu ma juba ütlesin, võeti eesmärgiks hinnata lihaskasvu reie 4 pealihases juhul, kui treenitakse suutlikkuse piirini ja juhul, kui igas seerias jäetakse varuks 1-2 kordust. Ja sel eesmärgil mõõdeti treeningtsüklile eelnevalt ja selle järel lihaspaksust reie sirglihases ehk rectus femorises ja külgmises pakslihases ehk vastus lateraalises. Ja tulemused on, palun, sellised. Ehk siis treenimine 8 nädala jooksul nii, et sa teed igas seerias korduseid, kuni sa enam lihtsalt ei jaksa. Ehk siis suutlikkuse piirini ja treenimine nii, et sa jätad igas seerias varuks 1-2 kordust, andis reie 4 pealihase kasvu osas sama tulemuse. Ja vähemalt minu jaoks on see teema nüüd lõpetatud. Aamen. Aga me saame sellest lahedast teadustööst esile tuua ja välja lugeda veel mõned põnevad asjad. Kõigepealt vähe üllatuslikult leiti, et neil, kes treenisid igas seerias kuni suutlikkuse piirini, esines oluliselt enam neuromuskulaarset kurnatust. Ehk siis nende lihased ja närvisüsteem väsisid oluliselt kiiremini ja väsisid ka loomulikult enam. Teiseks, mis on esmapilgul pisut üllatav, mõlema grupi treeningmaht oli lõpuks sama. Ma tuletan meelde, et treeningmaht on kordused, korda seeriad, korda raskused. Ja seega võiks nagu arvata, et kui sa teed igas seerias maksimaalse arvu korduseid, siis on su treeningmaht kõrgem, eks? Aga see ei ole kõrgem, sest siin tuleb mängu juba mainitud neuromuskulaarne kurnatus ehk siis, kui sa teed näiteks esimeses seerias oma maksimumi, absoluutse maksimumi ja suudad teha 8 kordust, siis järgmises seerias sa seda 8 kordust enam ei suuda teha, sest su lihased ja närvisüsteem lihtsalt ei jaksa seda saavutust korrata. Ja 3. seerias sa teed neid korduseid veel vähem. Ja nii tekibki olukord, kus jättes igas seerias varusse 1-2 kordust, on su treeningmaht tegelikult sama või isegi natukene kõrgem. Vaat siuke lugu. Ma vaatan nüüd kella ja on aeg hakata otsi kokku tõmbama, sest muidu ma teen pooletunnise video ja seda ei jõua mitte keegi vaadata. Aga ma tahaks veel välja tuua 3 asja, mis on minu arvates selle uuringuga seoses ja sel teemal ka laiemalt olulised. Esiteks, selleks, et sa saaksid treenida vahemikus 1-2 kordus suutlikkuse piirini, pead sa teadma, kus iga kindla lihasgrupi ja harjutuse juures su suutlikkuse piir on. Pane tähele, et antud teadustööd tehti see uurijate valvsa pilgu all täpselt kindlaks ja kui sa tahad treenides 1-2 kordust allapoole suutlikkuse piiri saada samamoodi maksimaalset tulemust, nagu saadi siin uuringus, kui treenides suutlikkuse piiril, siis sa pead aeg-ajalt tegema mõned seeriad suutlikkuse piirini, et teha täpselt kindlaks, kus see suutlikkuse piir sinu jaoks asub. Teiseks, kui sa tahad võtta treeningutest absoluutset maksimumi, siis on mulle sulle väike häkk. Nimelt tee esimesed seeriad vahemikus 1-2 kordust varus,
aga viimase seeria võid teha kuni suutlikkuse piirini. Selline viis tõsta treeningmahtu on siiski sobilik juhul, kui sa ei tee samale lihasgrupile samal päeval rohkem harjutusi või siis teed maksimaalselt 2 harjutust. Ehk siis treenid nii, et sa annad koormust kõigile lihasgruppidele, mitte näiteks ei tee pepupäeva või seljapäeva, ehk siis nõnda nimetatud bro splitti. Treeningkava bro split tüüpi jaotus ja treenimine igas seerias suutlikkuse piirini on minu arvates väga halb ja ebamõistlik kombinatsioon. Ja kolmandaks, see on võib-olla üldse kõige tähtsam. Kõik see, millest ma täna rääkisin, puudutab ennekõike neid, kes tahavad saada lihastreeningutest absoluutset maksimumi ja soovivad treeningust välja pigistada iga viimsegi kasupiisa. Keskmisele jõusaalis treenijale, nagu näiteks mina ja enamik teist, kes te seda videot vaatate, ei ole maksimaalse hüpertroofia tagaajamine üldse mõistlik. Ja sa saad väga edukalt lihast kasvatada ka siis, kui treenid pidevalt vahemikus 2-3 kordust enne suutlikkuse piiri. Jõusaalis näeme!